millised kaardid meil tulevad täna? Kes meiega tahavad rääkida, kes meiega tahavad rääkida. Meil tuleb keskmised 3 kaarti kõige esimesena. Vau. Oi. Armas, teine osa. Võtame ette. Ma segan ja laon kaardid välja ja siis loeme nad koos üle. Oleme tagasi, nagu sa näed, on laud kaarte täis juba. Jah, kõike sa ei näe, aga telefoni mälu sai täis, nii et ma pidin vahepeal tõstma kõva kettale osa asju ja kustutama osa asju, et me saaksime edasi suga minna ja samal ajal, kui 2 masinat tegid omavahel tööd, tegin mina siin nendega ja laotasin nemad laiali. Meil on siin päris põnev pilt, väga kirju pilt on. Üks, mis jäi mulle ladumisel kohe praegu silma, et väga palju emotsioone on. Väga palju emotsioone. Ja mida tahab meile Luuna? Oi, miks te olete osad tagurpidi, osad õigetpidi, mis teil juhtunud on? Mis teid siin keeramas käib? Oi, kui naljakas. Nii, siin on veel neid toredaid tagurpidi olijaid. Ei saa aru, mis siin toimub. Näed sa veel? Nii, kas me siis äkki veel segame teid? Kes käis teid keeramas vahepeal? No nii. Mida kõige selle peale on öelda Luunal? Ma vaatan kohe. Sest jah, see, kus me oleme, see energia, mis on meie ümber, see on väga-väga võimas. See on külluslik, see on seotud meie kõige maisega ja emotsioonidega, mis juba on tagurpidi. See on seotud nii maailmaga kui meie keha kostüümiga kui meie konkreetse ümbrusega. Siin oli see Veenus, kes oli jääras eelmine kord, eks ju. Ja nüüd on sealt välja astunud. On läinud sõnni. Veenus astus sõnni ja siin ta on meil. See müntide kuninganna, kelle emotsioonid on pea peal. Vaatame edasi. Illusioonimullis. Emotsioonidest eemaldumine. Kõik maine, kõik materiaalne võtab võimust üle emotsioonide. Emotsioonid nullitakse ära. Seda sa võib-olla näed enda ümber. Toimub emotsioonidest eemaldumine, tunnetest eemaldumine ja just nimelt läbi rahalise maailma, läbi materiaalse maailma. Need olid need lubadused, mida praegu tahetakse väga anda, eks ju, et tähelepanu kõrvale juhtida tunnetelt. Illusiooni maailm keerab tunnetele selja.
mis reaalsuses toimub, on täiesti tunnete karussell. See sisemine tasakaal on kollektiivil paigast ära. Nad ei tea enam, keda usaldada, keda uskuda. Kedagi ei usaldata, kedagi ei usuta. Eks ta mõnes mõttes ka võib-olla ole õige, et jõuda selle tasakaaluni endas uuesti ongi vaja kõigest ennast välja lülitada. Meil on siin pea peal karikate 2 ja karikate 3 kõrvuti. See kokku on muutus 5, eks ju. Ja karikate 5 on meil ka siin mängus juba olemas. Nii, kuukene ootab edasi. Lugemine läks juba käima. Karikate 2, mis muidu näitab meile tasakaalu, on praegu pea peal. See tasakaal on puudu hetkes. Ja see rõõmus tähistamine, kokkuhoidmine, see on ka pea peal. Ehk selles reaalsuses ongi üks suur emotsionaalne kriis, sest illusioon laseb eemalduda tunnetest ja emotsioonidest. Raama ütleb, et ole hästi tähelepanelik, kuhu sa oma tähelepanu jagad. Ja ei olegi vaja kedagi usaldada ja kuulata. Kui sa tunned, et see sind trigerdab, siis võib-olla on siin teemas Erin ja Chiron, need planeedid, kellest me esimeses osas rääkisime. Ehk see jumaliku naisprintsiibi tõusmine, Chironi abiga tervendamine, see vabaks võitlemine eneses, enda vabastamine, et jõuda sellesse tasakaalu, mida praegu hetkel ei ole, et jõuda usaldusse, leida enda ümber need olendid, keda sa saad usaldada. Ja kui sa kuulad mingisuguseid saateid või podcast'e, siis väga palju juhib sind sinu süda. Sinu keha ütleb sulle, kas kuula edasi või pane kinni. Kui see egoprogramm tahab öelda, kuula edasi, seda enam pane kinni. Tähendab, toimub sinu kallutamine, sinu allutamine. Sul ei ole seda vaja. Sinu segadusse ajamine, sest sa ei tea enam, keda uskuda, mida kuulata, keda uskuda. Millised on need hirmud? Seesama hüljatus ja unistuste mitte täitumine, emotsioonide mitte valitsemine. Siin on kõikide soovide täitumise kaart pea peal. See on see hirm, et kas tegelikult üldse midagi ilusamaks läheb või ei lähe. Või laguneb kõik koost. Kõigepealt peabki lagunema. Kõigepealt peavadki need karikad ümber kukkuma, need klaasid tühjaks voolama. See hirm on see hüljatus, see lõputu leina ees. Et sa ei pea sellele vastu. Kui kõik kokku kukub, ometigi kunagi ei kuku kõik kokku, midagi jääb alati püsima. Midagi jääb püsti ja see midagi võid olla ju sina. Kuidas me saame sellest seisust, nendest hirmudest ennast välja lubada? See enesekindlus, see sauvade kuninganna. Tema usaldab ennast, ta teab, et tal on kõik, mis on hetkes vajalik. Selleks, et kududa, tal on vardad ja lõng. See ebakindlus kõige selle suhtes, mida sa tahad tervendada, selle uue sündimise osas,
see empress on ka pea peal. sa ei usu selle külluse võimalikkusesse. aga see sisemine teadmine, see tuli sinu sees. ütleb, et usu. kõik on võimalik. Sedasama kinnitab see siin ja praegu energia. See maaema ja see Veenus, see jumalik naisprintsiip sinu sees. sul ei ole midagi puudu, ütleb empress. kuigi sa võib-olla tahad näha midagi rohkemat, siis jällegi vaata, mis või kes on see, kes seda tahab. Mis tal tegelikult on olemas, mida ta ei väärtusta. Keda sa saad kõige rohkem hetkes usaldada? Kõrgemat mina. Seda hierofanti, seda maapealset jumalat ja loojat, kellega sa ühenduses oled, selle kõiksuse muutumist, sa saad seda usaldada. Ei ole vaja nutta. See järgmine karikate kaart. Karikad alustasid, karikad. Ja usaldada saad sa jällegi ainult oma tundeid. Sa ei pea otsima midagi väljast poolt. Karikate 4 klassikalises mõistes on see, et sulle antakse, aga sa ei näe seda. Siin on usalda oma kõrgemat mina, pööragi pilk enda poole, endasse. Kõik need karikad on siin samas olemas. Ja see, et nemad on tühjad, siis kann on täis. Sa võid tunda ennast kas pooltühjana või pooltäiena. Igal juhul oled sa täis elu, mida sul on võimalik lasta oma hingel, kes teab täpselt, mis on su järgmised sammud, juhatada. Tema teab, sina ei tea, egoprogramm ei tea, aga su kõrgem mina, su hingolend teab. Mine alistumisesse, mine endasse, usalda, et vastused on seal sees olemas. Kui sa kõik muu müra vaikistad. Mis tervendab praegu siis seda? Siin on järgmised karikad, karikate 7 ja karikate 10 pea peal. See valikute rohkus. Ikkagi jälle me usaldame seda valikute rohkust. Me ei sea endale piire. Karikate 10, mis on see vikerkaar ja see õnnelik lõpp ja kõik, mis siin on koos, see on pea peal praegu. Sellepärast, et kui sa suunad oma tähelepanu sellele, mida sul hetkel ei ole, siis sa ei näe kõike seda, mis sul on võimalik avada. Kõik need potentsiaalsed teed, mis avanevad sinu ees, kui sa vaatad, seda ei ole, nagu sa praegu näitab, eks seda ei ole, see on tagurpidi, siis sa ei näe avanevaid võimalusi. Keskendu kõige võimalikkusele, mitte sellele, mis sul on puudu. Sina ei tea, mismoodi asjad sinu jaoks lahenevad. Aga nad lahenevad. Nad alati lahenevad kuidagi, mingil viisil. Kuu ütles meile, et see isiklik situatsioon, milles sa hetkel viibid, selle lahendus on juba siin.
kui sa keskendud sellele, et seda ei ole, saad sa seda, et ei ole. Sa lükkad ise seda eemale. Usalda, et ta on siin. Luba talle avalduda. Millest loobuda? Kiirustamisest, mõtterallist. Siin on 2 mõõka, need on need meie mõtted, eks ju. Kiirest mõtete üleküllusest. Sa saad aru, et sa liigud ühest ruumist teise, kas või oma eluruumis. Ja sa näed, milline mõtete ralli sind tabab. Sa jõuad teise tuppa, sa ei mäleta enam, mis eelmises mõtlesid. Siin see on. Nad kihutavad, nad läbivad meid selle sama kosmilise kiire energiaga. Kõik programmi osad, erinevad failid, erinevad, kuidas ma ütlen, erinevad alamprogrammid sinu sees. Kõik on ülepinges. See tekitab sinus ka väga palju mõtteerroreid. Sulle tundub, et sa ei jõua nende mõtetega mitte kuskile. Lase nad vabaks. Ära püüa neid kontrollida. Saa aru, et kui me oleme osa sellest suuremast mängust, siis ka see mõtete kontrollimine on osa sellest mängust. Ja enamus inimkonna mõtteid kontrollitakse ja juhitakse. Seda on tehtud väga kaua. Massipsühhoosina, erinevate helide kaudu, erinevate reklaamide kaudu, erinevate sõnumite, uudiste, see kõik on sinu mõtete kontrollimine. Lase nad vabaks. Ära lase kontrollida oma mõtteid. Ja kui sa tunned, et see virvarr sinus on, mis aitab kõige paremini, vaikusesse minek. See kõrgema mina usaldamine. See võimaluste rohkuse uskumine, imedesse uskumine. Mida selle kuu alguses praegu kõige rohkem meil soovitatakse? Luua, manifesteerida. Ma ütlen sulle, et siin on kuu ja tähed. Siin on the star, kaart number 17, mis kokku on 8. See usaldus universumi ees, seda manifesteeri endale. Usu sellesse. See kuu, mis valgustab, ta on tagurpidi. Ta tähendab praegu meie jaoks, kui ta on tagurpidi, et need varjatud saladused nende tähtede all tulevad kõik välja, nii sinu seest kui sinu ümber. Mida sa saad soovida? Et nad tuleksid välja kerguses ja aitaksid meil kõigil terveneda. Kas ja mis peab sinuni jõudma, see on iseasi. See, mis peab varjatud jääma, mis ei pea sind puudutama. Ära kaeva ise välja. Ära lase endale ligi kõike, mida ei ole vaja sinu arengusse. Kui sa juba tead, sinu sees on teadmine mineviku või siis oleviku tegevuste suhtes, sul on võimalik kaevata ja vaadata, anda oma elu energia ära sinna või usaldada, et sulle näidatakse just seda, mida sinu jaoks vaja on, sinu tervenemisel vaja on.
kust tuleb see rahu? Läbi tõe. Ja siin on meil see, kes on elanud. See sarvik, kes valitseb seda illusiooni maailma ja loob meile neid elutee teste. Need testide läbimised läbi tõe edasiliikumine, see teadmine, kes ma olen, mida ma teen, kui palju ma lasen ennast allutada. See aitabki sind rahusse tulla. Need kaks olendit siin selle devili käes on tegelikult vabad olendid. Nende ahelad on väga kergelt eemaldatavad ja nad saavad minna oma valikutega teise mängu, teisele tasandile. Kui see tõde sinu sees on saanud selgeks, kes sa oled, mis sa oled, miks sa siin oled, siis oled sa vaba. Sa oled vaba nendest ahelatest. Just nimelt selles kerguses, sulgkerguses. Tuginedes oma tõele, oma sisemisele tundele. Seda ei ole vaja otsida mitte kusagilt mujalt. See on sinu sees. Kuidas aitab kollektiivi päike? Päike aitab koostöös Maa ja Veenusega. Päike aitab kõige materiaalsega ja ka rahasüsteemidega. Päike, kes ise on tegelikult jumaliku meesprintsiibi esindaja, siis ta toetab seda jumaliku naisprintsiipi, seda maad, seda sinu keha ja väga külluslikult, lausa 10. Ta toetab nii maailma kui sind. Kuidas? Seda me vaatame edasi, mida ta meile hetkel soovitab. Kohe võtame teise paki. Kuidas toetab meid kuu tõe ilmutamisega. Ja tõde tuleb läbi ümbersünni. Siin on meil mõõkade kuninganna ja surm. See kuu loob meil jääras. Nagu me sulle kirjeldasime portaali esimeses osas, kõik need planeetide seisud, kõik need koos joondumised, kõik see informatsiooni vahetus, mis toimub, see toob kaasa palju surma, lahkumist, palju urne, sõna otseses mõttes. Kas surma on vaja karta? Küsi enda käest, kas ma siiamaani kardan surma? Surma ei ole vaja karta, surm on üks osa. Siia maandumisest alates alustasid sa teekonda surmale. Kes sureb üsna varakult, kes sureb hiljem, igal ühel vastavalt sellele, kus on tema hing oma arengus. Ja kui hinge areng näeb ette siit mängust lahkumist, siis läheb see läbi surma. Kui hinge areng näeb edasi jätkamist, jätkub see läbi ümbersünni, selle transmuteerumise. See on ka 13, sest vana sina sureb. Ka praegu selles kookonis olles vana sina sureb. Sa lased endast lahti kõik selle, mis sa olid. Iga päev praegu pudeneb sinu küljest neid närtsinud roosikroonlehti.
et saaks puhkeda uus õis. Sellega tegeleb Kuu, seesama jääras loov, Marsiga koostöös, suuri muutusi loov Kuu. See tulem kõigest sellest päikese ja Kuu jutust ja selle kollektiivi pildi osas, see on uue sündimine, see on uue elu. Algus koostöös, 3, Empress, küllus. See on meie ühine võit, see tuline võidupärg, mis tuleb läbi Kuu ja torni. Need suured muutused, mida meil aitavad luua nii need komeedid meie ümber, kui päike, kui Merkuur, Marss, Neptun, Saturn, Jupiter, Venus, Uraan, Chiron, Eris, keda ma veel kõike ei nimetanud, Pluutot. Kõik see kokku moodustab selle võimsa torni. Ja see Kuu kordab meile, et sel kuul see mäng läheb järjest tulisemaks, aga see viib meid võiduni ja ümbersünnini. Põhjusega tuleb siia millegipärast 3+1 kaarti. Uue vundamendi loomine läbi koostöö. Nii, need soovitused siis meile praegu siia. Kuidas me saame ennast kõige paremini aidata? Ja me võtame kohe Kuult ka veel. Aga kõigepealt me võtame enese eest hoolitsemine. Ja beauty. Beauty. Vaatame, mis ta meile ütleb. Täna oled sa ilu etalon. Sa oled õnnistatud momentide poolt, mis annavad sulle teada üle oma varjude ja kahtluste, et kõik on suures pildis hästi. Ehk siis see kinnitus sulle endas, et kui sa kuskile kivi taha kinni jääd, eemaldu ja vaata suuremat pilti. Loo enda ümber ruumi. Sest sinu elu kvaliteet sõltub rohkem sellest, kui palju sa suudad enda ümbert ja enda seest eemaldada. Mitte sellest, kui palju sa suudad sinna lisada. Loo endas ja enda ümber ruumi. Jällegi see kinnitab esimest portaali osa nii väga, kui tähtis see on praegu meie jaoks. Just. Ise oleme ka järjest ikka samm-sammult lihtsustamas oma elu, oma keskkonda, neid esemeid, mis on meie ümber, et nad oleksid maksimaalselt parima kvaliteediga, teeniksid mind terve mu ülejäänud elu, ükskõik kui pikk see tuleb, ükskõik mida see elu meiega kaasa toob. Aga neid oleks minimaalselt. Ja meeldetuletus, et see vabaks laskmine, mõtete vabastamine, otsuste tegemine, teadvusta, et vahel on lahti laskmine parem ühestki otsusest. See usaldus, su hing teab, mida sul on vaja, kui sina ei tea.
nii, luunakene veel tahab meile öelda siin midagi. Mis see luunakene ütleb meile? Ei, valus on. Silmadel on valus. Jäi. Ja me oleme silmadega ju palju tööd teinud täpselt nii, nagu juhatatud on, sest on päevi, kus ma ei saa vaadata ei telefoni, ei arvuti poole. Ja need vahelduvad siis selle päevaga, kus ma siis saan luua neid keskkondi, mida ma olen suunatud looma. 2 veel ütleb. No, mis sa meile veel ütled? Ei ole veel. Ei ole veel. Nii, tuli. Nii, ja siit tuli meil lausa 3. Ja siit tuli meil 2. Vaatame uuesti nende valusate silmadega. Nii. Kokku on siis meil 6 sõnumit Luunalt, eks ju, see esimese juba ta andis meile siia lugemisse sisse, et need isiklikud situatsioonid saavad lahendatud, nad on juba, see lahendus on siin. Ära lase oma uhkusel vahele tulla, mis iganes situatsiooni lahendamine toimub. Luuna ütleb, ära lase oma uhkust sinna vahele. Igal juhul on tulemas win-win, ehk siis kõik võidavad. See aeg on meile antud tervenemiseks praegu ja seda näitasid meile ka need kaardid. Seda ütlevad meile ka Eris ja Chiron. Et tervenda veel ennast maksimaalselt, mis see tähendab? Sina saad kontrollida nii oma mõtteid kui oma kehamasina kütust, oma tegevusi igaspäevas ja voolamist. See on ainult sinu teha. Too armastus igasse situatsiooni. Tee kõike maksimaalselt südamest. Tee rõõmuga, tee just nimelt seda, mida sa tahad teha, ära tee seda, mis peab tegema, sest see ei teeni sind. Mitte midagi ei juhtu, kui sa jätad tegemata ja teed seda, mida sa tahad teha ja näed, kuidas sind hakatakse juhatama järgmise tegevuseni, mida sa tahad teha. Sellepärast see muutub aina tähtsamaks, kuna see jäär, see tuline käivitamine nõuab sinu endaga hästi läbisaamist. Nõuab seda, et sa liiguksid edasi heas seisus, rõõmus ja tahtega. Kui neid ei ole, siis sa kukud lihtsalt sügavamal auku. Nii lihtne ongi. Aga kui sa tahad edasi liikuda kerguses, siis sa aitad igal sammul just nimelt ennast hoida selles. Mida tahab meile öelda? Meeri hüüab siit. Tal on midagi öelda siia lisaks. Mida on öelda lisaks selle jutu peale? Selle tulise alguse ja enese eest hoolitsemise peale. Mida meil on veel vaja teada? Millega arvestada? Mis meid kõige paremini toetab? Räägitud juttudele lisaks. See on see, mida preestrinnad läbi aegade praegu siia päeva tahavad tuua. Intiimsus,
intiimsus. Vaatame kohe, mis selle intiimsusega see puudutab, siis siin on see tagurpidi olev, see karikate 2. Kohe lahti ka. Ei piisa mulle nendest silmadest. No koostöö, palun. See on nüüd see sõnum sellelt Eeriselt. Sa võid olla emotsionaalselt haavatud minevikus. Ja selle tulemusena võid sa hoida väga oma emotsioone, oma tundeid teiste eest varjul. Sest sa kardad uuesti haiget saada. Seda oli meil siin ka näha, eks ju, see suur karikate ralli, mis meil laua peal toimus. Ja see on täiesti arusaadav, et sa oled enda ümber ehitanud kaitsekihi, oma südame ette seadnud müürid. Ometigi on aeg lasta vabaks kõik need raudrüüd ja need müürid enda ümbert, sellepärast et see praegune hetk on nii palju väärtuslikum selle suhte ees, mis sinu sees vormub. Seesama väga haavatav kookon, eks ju. See kookon on see kaitsekiht, aga liblikas ei saa sealt välja ennem, kui ta on valmis selleks, et ise lõhkuda see kookon. Siia peab juurde rääkima sedagi, et siin ei saa keegi aidata. Kui keegi aitab liblikal kookonist välja tulemist, ei ole ta lennuvõimeline. Sest see tema moodustumine seal sees, tema tiibade treening selle kookoni seinaga koos, see teeb need tiivad lennuvõimeliseks. Keegi ei saa kedagi päästa, korraks aidata. Aitan sind siit natukene ja sealt natukene ja siis sa juba saadki välja, lähed ise edasi. Ei lähe ise edasi, kui ise läbi ei käi kõiki samme. Kukud ja koperdad ja kukud sinna mutta. Luba nendel müüridel ja kestadel langeda. Usalda, et on olemas see, kes sind armastab jäägitult. Ometigi oled sa edasi võib-olla kartlik, et näidata oma tõelisi tundeid. Aga just samamoodi, nagu sina seda oled, on ka see sinu hirm. Usaldus ja jagamine, oma tunnete jagamine, väljendamine, nende avatud ja ausalt, see mõõkade kuninganna. See oma tõe välja ütlema, julgemine. See on see, mis aitab sul just nimelt kõik need hirmud allutada, lahustada. Sinu ümber hakkab avanema hoopis uus sagedus, see tingimusteta armastus, kus saavad sündida kõige intiimsemad suhted. Sinna on kaasatud tihtipeale naer ja pisarad, need võimsad emotsioonid. Nii et ära karda väljendada oma emotsioone, nii läbi nutu kui läbi naeru. See ei ole sinu
haavatavus, vaid see on sinu tugevus. See on hirmu lahustumine. Sinu minevik ja sinu mineviku sina ei ole sina. Sina oled siin ja praegu. Vabasta see minevik ja võta vastu uus sina. No kas saab olla veel imelisemat sõnumit meile siia lugemise lõppu? See intiimsus, see, mis saab alguse sinust endast, läbi nende kõikide emotsioonide vabastamise, väljendamise ja usaldamise. Vau! Aitäh, Meri! Ma saan aru, milleks oli vaja sind siia lõppu. Ilus, kaunis. Ja surrender. Meil on siin all, vaatab veel otsa see alistumine. See alistumine sellesse hetke. Lubamine kehal olla. Usalda, ta teab rohkem kui sina. Ükskõik, mida tahab tulla välja sinu peast või sinu suust, sea see kahtluse alla. Ja vaiki ja kuula. Ja usalda. Järgmise korrani, armas. Namaste. Siia lõppuraama tahab veel öelda seda, et kui sa oled huvitatud pereliikmeks saama, siis pereliikmetele on meil plaanis tihedamini lugemisi teha. Just nimelt nii, nagu juhatus neid saadab. Need võivad olla lühikesed päevasõnumid, need võivad olla teatud perioodi toetuseks, aga selliseid kollektiivi ülevaateid me pereliikmete hulgas ei tee. See on see, mis oli ja on ja ma ei tea, kas jääb, aga seni, kuni ta on, seni ta on, koos kuu loomiste ja täiskuudega. Aga järgmise korrani, armas.